ongi uus nädal möödas või tähendab, vana nädal on läinud, uus nädal on käes. Nõocast on jälle eetris. Mina ja Janar istume endiselt samas kohas, kus enne ei ole liikunudki. Siin samas. Meil on juured alla kasvanud ja me elame siin stuudioruumis. Kuid see ei tähenda seda, et teised inimesed siit läbi ei käiks ja ei liiguks, sellepärast et nagu ikka on meil saates ka külaline ja Janar, kes meil seekord külas on. Meil on täna külas Liisa Roodare, kes on siis lastekaitse spetsialist. Aga ma arvan, et teeme selle eksistentsiaalse selle küsimuse ära, et kes sa oled ja kust sa tuled ja millega sa tegeled? Tere! Mina olen uus lastekaitse spetsialist, nüüd 3. kuu algas, täitsa värske veel. Ma tegelikult pärit olen Haapsalust, Haapsalu linnast, kasvasin seal ja siis Tartusse tulin ülikooli ja kuidagi ei ole ära läinud veel ja siis nüüd otsisin tööd ja siis niimoodi elu tõi nõkku mind. Okei. Aga võib-olla lähmegi siis natukene alustame sellistelt ajalooradadelt, et ma saan aru, et tee sai siis alguse Haapsalust, aga et kus siis seal sai täpsemalt koolist käidud, mida tehtud ja kuidas siis üldse leidsid oma tee selleni, et just lastekaitse võiks olla nagu see ala, millega ennast siis siduda? Ma arvan, et tõesti tavaline lapsepõlv oli. Ema, isa kasvasime ahvakorter, üksik laps, selline, vanaema, kuidas käisin külas suvel ja tavaline lapsepõlv. Koolis oli tore. Mingid asjad ei meeldinud, aga mingid asjad meeldisid. Aga mu vanemad mõlemad on alati inimestega töötanud, et mu isa on füsioterapeut ja mu ema on siis Haapsalu linnas sotsiaaltöötaja olnud. Ja ta töötas, meil oli niimoodi, et me elasime kortermajas ja siis selle kortermaja kõrval oli Haapsalu sotsiaalmaja. Nüüd ma siin avaldan, mis majas me elame. Aga kohe seal lähedal ja siis mu ema töötas seal sotsiaalmajas ja ma käisin hästi palju tema juures tööl. Ma ei tea, kas see on äkki mingi asi, mida enam ei tehta või see lihtsalt minu ema tegi või ma ei tea, igatahes. Ma olin hästi palju ema juures kontoris. Mingi lasteaia lõpp ja siis mingid esimesed paar klassi. Ja siis seal samas vahas oli veel muusikakool ja siis ma enne muusikakooli käisin seal sotsiaalmajas, siis seal sööklas käisin süüa ostmas ja kogu aeg ma olin seal sotsiaalmajas. Muidugi mingite piirangutega, eks ju, et ema ei võtnud mind kodukülastusele või kuhugi, aga üldiselt ma mingi klientide isiklikku asja seda mitte, aga ma olin seal majas ja seal ümbruses ja siis see oli kuidagi normaalne keskkond ja mul olid mingid see oli veel turvakodu ja siis ma mäletan mingid, ma ei tea, mingi pere oli seal turvakodus ja siis nende lastega suhtlesime ja siis seal veel mingid töökaaslaste lapsed olid ja ma olin seal. Ja siis, kui ma sain lõpuks 16 vist olin, töötasin mingis restoranis, tulin sealt ära, sealt ei meeldinud, siis rääkisin ja ema pakkus, et äkki sa, siis tema enam sotsiaalmajas polnud ja siis ta pakkus, et äkki sa tahad sotsiaalmajaga ühendust võtta. Et äkki neil on midagi pakkuda ja siis ma töötasin koduhooldajate suveasendajana. Et nad on suvel vaata see suvepuhkusel ja siis mina asendasin neid päris mitu suve ja siis kuidagi, ja siis ma ülikooli, ma õppisin filosoofiat bakalauruses ja siis, aga mu plaan oligi, et bakas õpin seda ja siis magistris teen midagi muud. Ja siis ma mõtlesin need erialad lahti, mis seal pakuti Tartu Ülikoolis ja see sotsiaaltöö või seal oli veel mingi teine sõnastus sellel. Igatahes see oli kuidagi kõige, ma ei tea, huvitavam ja kutsuvam ja koolis oli tõesti hästi huvitav õppida. Ja siis siuke elulugu nüüd. Ja siis peale seda bakat ma läksin ühte kohta tööle. Tulin sealt kohe ära ja siis olin natuke niimoodi ripakil, mõtlesin, mis ma nüüd teen. Mul nagu magister oli ju see sessioonõpe, eks ju, et ma kogu aeg seal ei käinud ja siis juhuslikult sattusin tööle Tartu Maarja tugikeskusesse. See oli siis esimene kord, kui ma niimoodi lastega töötasin. Ja hullult raske oli alguses, aga hästi äge oli ja hästi huvitav töö ja hästi arendav niimoodi inimesena. Ja siis
ja seal ma sain ka vahepeal olla 1,5 aastat selle sotsiaaltöötaja asendaja, kui ta oli sellel lapsehoolduspuhkusel. Ja siis lõpetasin magistri ära, kandideerisin siia tööle, sain siia tööle. Selge. Aga sa mainisid seda, et sa siis tehtud seal Haapsalus alguses nagu suvel siis seda nii-öelda suvetööd selles sotsiaaltööd siis tähendab. Ja selles mõttes on nagu, minu jaoks nagu kuidagi selles mõttes nagu huvitav, et võiks nagu eeldada, et see töö võib-olla eriti, kui sa nagu näed seda niimoodi siis nagu päriselt nagu teed ka, et kuidagi ütleks, et võib-olla see pigem nagu võib-olla ehmataks nagu noored inimesed võib-olla ära, sest seal on ju ka sellist, ütleme, elupahu poolt ju nagu päris palju. Kas siis sul nagu vastupidi, et pigem oligi niuke nagu ürgne kutse, et see on nagu see viis või noh, tähendab tee, mida kõndida? Ma arvan, üks asi, ma olen kogu aeg väga kohusetundlik olnud ja mul on see nagu hirm, ma ei tea, see võib-olla kõlab nimelikult, mul on see hirm nagu läbi kukkuda ja ma nagu, kui ma lähen sinna, ma teen selle tööd, siis ma pean ikkagi tubli olema, eks ju, et ma ei saa mingi, siin on imelik, ma tahan ära minna, vaid nüüd ma olen selle tööga vastu, nüüd ma pean siin suvi läbi hakkama saama, et mul võib-olla nagu siuke tunne, aga ikkagi mind hästi mõjutas see, et mul pere ka töötanud erinevate inimestega, et emaga ma siiralt, ma ei ole nagu kaasas käinud, aga vanaema võttis mind kaasa kodukülastustele, sest vanaema töötas selle koduhooldajana siis pärast, enne pensioni natukene mingid aastad ja siis ma mäletan, käisime, tal olid nagu mingid ühes korteris elasid 3 joodikut, siis ta kutsuski minu joodikuteks või minu poisid või midagi. Siis ühel olid nagu näpud ära kukkunud, sest ta oli mingi talvel lumehange magama jäänud ja siis tal oli polnud näppe vaata ja siis nagu lapsena ma ka küsisin, et mis see on ja vanaema ütles, et kukkusid ära, et ta ei hange maga või midagi. Siis ma arvasingi, et näpud kukuvadki otsast ära, kui sa niimoodi veits külma saad. Aga igatahes, mis ma räägin, ongi, et ma nagu arvan, ma olen lapsest peale nagu kokku puutunud erinevate inimestega, erinevate keskkondadega, et see nagu isegi kui ma töötasin alguses, mind nagu šokeerisid vähesed asjad ikkagi, et ma olen nagu erinevaid kodusid näinud ja erinevaid inimesi, et jah. Aga võib-olla siit mul tuleb üks selline küsimus kohe, et vaata, et sa mainisid, et sa vaata lapsena hästi palju seal nagu aega veedetud emaga ja kõik, aga ma sugu ütlen, et nagu lapsena vist nagu ei saanud vist sellest nagu aru, et võib-olla on nagu seal, võib-olla ei ole kõik asjad päris nii ornungis nagu võiks olla, et nagu kuna see arusaam nagu tuli, et on nagu ütleme võib-olla seda, ütleme siis elu raskemat külge seal rohkem, sest lapsena vist oli nagu see, et sa lihtsalt mängisid, jooksid ringi ja kõik oli nagu chill. No selles mõttes, see oli ema töö, et ma ilmselgelt seda nagu töö sisu ma ei teadnud, eks ju, et ma ei tea, võib-olla ma nägingi, kui keegi sinna sotsiaalmaja tuli ja ma ei tea, sinna, ma ei tea, mingit teenust saama või sööma või midagi või ma ei tea, et selles mõttes ma ei teadnud, aga ma ei ole niimoodi mõtestanud. Ma ei tea, see on nagu kogu aeg oled nagu teadnud, ema töötab mingi sotsiaalvaldkonnas ja ikka, jah. Et sükest nagu mingit nipsu või et ma nagu muutub minust midagi, seda pole nagu olnud. Aga meil peres nagu kõik võtavad ka hästi nagu rahulikult või siuke kuidagi nagu kainemõistuslikult seda inimeste elu, et see on tõenäoliselt tervislik selles mõttes. Aga et siis sai mindud ülikooli ja sai mindud esimesena siis filosoofiat õppima. Et kust selline valik ja see on just üks selline asi, mida kui tihti peale minnakse õppima, miks sa seda lähed ja bla bla bla. Aga võiks öelda, et tegelikult see oleks võib-olla asi, mis peaks tegelikult kõigile vist isegi, et suisa nagu kohustuslik olema, et võib-olla natuke rohkem ennast siin maailmas nagu lahti mõtestada. Et aga kus sul tuli siis siuke mõte, et minna just filosoofiat ja kas on midagi vahvat sellest meeles ka ja mis see sulle nagu andis? Ma hakkasin üks päev mõtlema, mul nagu kõik mingid suured eluotsused on tulnud kuidagi juhuslikult ja ma ei ole, võib-olla see on kurb, aga ma ei ole nagu ühtegi, et mul on see konkreetne unistus ja nüüd ma täidan selle, mul ei ole tegelikult niimoodi olnud. Filosoofiaga samamoodi, mul kool hakkas lõppema, ma tegelikult ei teadnud, kelleks ma saada tahan. Mul oli nagu mingi, tahaks reisida, tahaks, ma ei tea, palju raha, et oleks, aga mul nagu mingi tööalast
unistust ei olnud. Ja siis mõtlesin, et mulle hullult meeldis ajalugu, siis ma rääkisin vanematele, et ma lähen ajalugu, tahan minna õppima. Ajaloo mingid õpetajad või midagi kindlasti ei tahtnud saada, aga lihtsalt, et koolis meeldisid ajalootunnid, ma siis võin need ajalootunde veel võtta. Ja siis isa ütles, et ma arvasingi, et sa lähed midagi sihukest, mingi filosoofia või ajalugu. Ja siis ma mõtlesin, et okei. Et kahte kohta saab avalduse teha ühes ülikoolis. Ma lähen siis filosoofiat ka teen avalduse. Ja siis käisin ära. Mõlemal oli need vestlused. Ajaloovestlus oli hullult nõme, hullult ülbed olid need õppejõud ja siuksed nagu vastik tunne oli seal. Ma sain sisse ka, aga vastikud olid. Aga filosoofias olid hästi sõbralikud, hästi toredad. Mõtlesin, et seal ma võin küll käia. Siis läksin õppima. Ja siis oligi see, et vaatasin, siis kõrval eriala võtsin selle, see oli mingi infoühiskond ja sotsiaalne heaolu, kus neid, selle eriala nimi, mis nüüd sotsiaaltöötajaid koolitati, et juhuslikult. Ja filosoofia oli tegelikult hästi raske. Raskem minu jaoks kui sotsiaaltöö õppimine. Seal oli ka, minu meelest need inimesed, kes filosoofiat õpivad, need on ka natuke siuksed humanitaarsnoobid võib-olla või siuke. Et see, aga ei, ma sain ka paar väga toredat sõpra, kellega meil olid nagu sarnased ellusuhtumised, aga ta oli keeruline ja tal oli, tekstid on ikkagi rasked ja pikad ja see on inglise keeles lugeda neid mingeid filosoofilisi tekste ja siis pärast analüüsida neid, et need olid veel ka seal loengutes niimoodi, et pidi nagu sõna võtma ja et sa ei saa lihtsalt, et sa kodus loed ja siis mõtiskled, vaid sa pead sõna võtma ja siuke meeletult palju nagu eneseületamist oli minu jaoks. Ja seal oli mõned olid need kursusekaaslased või üldse, kes seal loengutes käisid, olid ka vanemad. Ise oled siuke 19-aastane just koolist tulnud, siuke natuke rumal ka veel enda, tõesti ja siis seal ongi, ma ei tea, keegi, kes toob oma mingit teist kõrgharidust lihtsalt huvi pärast, et ta on juba nagu, ma ei tea, hästi palju teab. Nad kahtlased igavesed üliõpilased, kes kunagi koolist ei lahku. Ei, aga filosoofia on selles mõttes üleüldiselt selline keeruline, ma kujutan ette, et mingid Hegelit mingi 19-aastasena lammutada, mingi üks lause on 4A4 ja mis asja toimub. Aga ma ei tea, oleks midagi Hegelit lugedes. Aga päriselt. Aga ma tahtsin veel seda ka öelda, et ülbed ajaloolased on minu jaoks ka üllatus. See on ikka veidikene hirmus selline ülbed ajaloolased kängis. Lihtsalt testisidki sinu lihtsalt selliste aastaarvude teadmise või? Ei, ma ei tea, eks ikkagi kogu aeg paljud inimesed lähevad ajalugu õppima ja neile meeldib ja selles mõttes ma ei tea kuidagi, see ei ole minu selline ametlik avaldus, et sellised probleemid on teaduskonnas, see ma ei tea seda öelda, aga lihtsalt mul oli nagu nõme seal vestlusel olla, et ma mäletan ta mingi küsis midagi hästi sellist midagi ajaloo ma ei mäleta, mis see oli ka mingi 7 aastat tagasi, aga küsis mingit ajaloo teadmise kohta või mingi, et mis see oli, aga ta ütles seda kuidagi niimoodi nagu see oleks loll küsimus või ma ei oska seda sõnastada, aga jah, ei olnud nagu mõnus seal vestlusel. Et nagu jah, et vibe oli nagu selline vastu, et nagu just kui sa pidid nagu võitlema selle nimel, et nii-öelda olla selliselt. Ja, ma polnud seda nüüd nii väga kah vaja, et ma ei tea, higistada seal, et seda siis olla. Ai, teid ülbeid ajaloolisi. Aga siis sai filosoofia läbi võetud ja siis ma saan aru, et peale seda siis sai võetud siis nii-öelda tee Tartusse, kui ma õigesti aru sain. Ei, ma baka tegin Tartus ja siis magistri ma tegin tegelikult Tallinna Ülikoolis, aga see oli sessioonõppega ja siis ma kõrval veel töötasin Tartus. Elasin Tartus. Okei. Ja siis, tänu tööle ilmselgelt sellel jäid siis nagu siia nii-öelda Tartumaale siis paikseks, ma saan aru. Aga kui öelda tulla nüüd selle sotsiaaltöö juurde tagasi, et siis kui sa läksid seda õppima, et siis ma saan aru, et siis tollel momendil meil ei olnud seda, et nüüd ma lähen nagu täpsemalt nagu nii-öelda seda lastega siis tegelema, et selline, et see siis tuli ka siuke nagu juhuslikult või kuidagi asja nagu käigus. Aga et ütleme, kui see kogemus nagu tuli, et mis siis nagu seal, ütleme just nagu selle lastekaitse osa pealt, et nagu miks nagu see siis kõnetab rohkem, kui ütleme siis võib-olla
kui saab nii-öelda tavaline sotsiaaltöö või siis teine sotsiaaltöö, ma ei tea, mis see õige termin oleks. Ma ka, lihtsalt sotsiaaltöö. Lihtsalt sotsiaaltöö. Ma räägin, see lapsed on ka täiesti, mul polnud kunagi mingit unistust lastega töötada, isegi kui, ma ei tea, gümnaasiumi lõpus õpetajad rääkis, et minge õpetajaks õppima, tulge kooli tööle. Ma küll ei taha lastega, mis nalja teete. Aga taas see tuli nagu juhuslikult kõik see, et ma läksin sinna puuetega lastega tööle, Maarja tugikeskusesse. See lihtsalt nagu vaba tööpakkumine oli, läksin, hakkas meeldima, et see on nagu tulnud ja praegu ma just, ma eelistangi praegu lastekaitsetööd, et mul on hea meel, et ma just teen seda, see on huvitav mu jaoks, see on, ma ei tea, võib-olla veidi kõike see, et ma olen suhteliselt noor, et paljud asjad, mis need lapsed nagu räägivad, et see on, kuigi ma ei tea, kas see kunagi kaob ära, ma ikka ju kõik mäletavad oma lapsepõlve, eks ju, ma ei tea, aga kuidagi jah, ta on nagu huvitav, võib-olla mulle meeldib ka see, et lastega on ikkagi nii palju sükest lootust, see on minu jaoks nagu ikkagi selline nagu isegi kui sellel lapsel on mingid probleemid ja mingid raskused, ta on ikkagi nii siuke, sel lapsel, kui sa oled ka nagu täielikus augus, aga sa oled 14-aastane, siis täiskasvanud inimesena ma arvan, me kõik võime öelda, et sul on piisavalt veel aega, et oma nagu elu korda saada ja küll sa võtad ennast kokku, et see kuidagi nii lootusrikas on see lastekaitsetöö. See mul nagu meeldib, et mina ikka siiralt arvan, et enamus lastest kasvavad lõpuks tavalised ja normaalsed täiskasvanud ja et see on. Kui on vähem nagu mingi piirinigi siuke seda soodustav keskkond ja inimesed kõrval, kes suunavad enam-vähem mõistlikutesse kohtadesse, et siis jah, arusaadav. Aga kui ütleme, sa läksid lastekaitsetöö peale, siis kas sul oli ka ütleme mingeid selliseid võib-olla eelarvamus ei ole nagu see kõige parem sõna, aga ütleme selline, et mis sa nagu arvasid, et see töö on ja mis siis tuli välja, kui sa seda tööd päriselt tegema hakkasid, mis see töö nagu päriselt oli, või on tähendab, mitte oli, see siiamaani seda saavad, et kui mu küsimus on loogiline. Mul olid, see on võib-olla nõme öelda, kui ma olen 6 aastat koolis käinud, aga mul olid ka väga minimaalsed teadmised tegelikult lastekaitsest, et ma õppisin ju sotsiaaltööd, eks ju. Kuigi nad on selles mõttes õpingutel suhteliselt seotud ikkagi, et see nagu suurt probleemi pole, aga et ma jah, nagu väga suure osa tööst olengi nagu õppinud koha peal ja nagu saanud üldse aimu, mis siin kõik nüüd teha. Ma korraks kaotasin küsimuse ära. Kõik on jumala okei. Et see, et ennem siis, kui nii-öelda tööga nagu pihta hakkasid, et mis olid need, et mis sa arvasid, mida see töö endast kujutab ja siis, kui sa päriselt tööl hakkasid, siis mis see töö nagu päriselt oli. Et nagu just nagu kuidagi see, et kas olid nagu mingid asjad, mis said nii-öelda siis olid mingid valed arvamused, mis said siis nii-öelda selle vastuse, et okei, tegelikult päris nii ei ole. Ja siis, et kas olid mingid asjad, mis olid hoopis teistmoodi. Tead, sa ei ole sükest suurt üllatust olnud. Ma arvan, et ka sellepärast, et ma olen nii palju ka oma emaga rääkinud sellest sotsiaalvaldkonnast ja ikkagi koolis. Meil olid, magistris olid enamus ikkagi, kes olid juba varasemalt töötanud ja siis hiljem läksid magistrit tegema, et nende käest olin hästi palju kuulnud töölugusid ja niimoodi, et suhteliselt ma nagu ei teadnud otseselt, mis on, aga mul ei olnud ka nagu vale aru saama või ma ei... Okei, aru saada. Aga mis teemal sa magistritöö tegid? Ma töötasin puuetega lastega, kes ma tegin nende kohta, et ma tegin kus ma nüüd ütlen, põhimõtteliselt nendest töötajatest, kes töötavad sellise agressiivse ja keeruliselt mõistetava käitumisega lastega ja et kuidas nad toime tulevad, mis neid toetab. Ja, aga võt see on ka, selle magistritöö lõpetad ära ja siis ma peast pühitud. Kui ma peaks praegu mingi kokkuvõtte tegema, siis ma jääksin jänni. Tõmban järgmise küsimuse maha. Ja see vist on jah see, et see kirjutamisaeg on jube või see tegemine on jube stressirohke ja siis, kui see ära saab, see nagu pingelangus on, siis ongi lihtsalt ei taha enam, Aga tulles selle juurde, et puuetega lastega töötamise juurde, et see on ju ka nagu selline
ala, kus ma kujutan ette, et inimesed, kes sellega igapäevaselt kokku ei puutu nagu noh, kasvõi nagu meie siin, et tegelikult meil ei ole nagu sellest maailmast väga nagu õrna aimu ka, et mis nendega igapäevaselt toimub, eriti kui on tegu võib-olla veel sellise keerulise inimesega, kes on veel nagu ütleme siis mingite vägivaldsete kalduvustega ka, et äkki sa räägid natukene sellest tööst seal nagu üleüldiselt ka, et mis seal toimus, mis seal juhtus ja milline see maailm tegelikult on? No ma töötasin Tartu Maarja tugikeskuses, mis on, seal on põhimõtteliselt õpilaskodu, mis on Tartu Maarja kooli kõrval. Et seal on siis mingid lapsed, kes elavad Tartu linnast väljaspool ja siis nad ei saa igapäevaselt koju liikuda. Ja siis nemad nädala sees ööbivad siis seal tugikeskuses, nii et meie olime lastega päeval kella 3-st hommikul kella 9-ni. Ja mis mulle hästi meeldis, oli see, et seal üldiselt töös puuetega inimestega ikkagi, et tasub võtta isegi, tasub võtta teda ikkagi selles mõttes inimesena, et kõik inimesed on erinevad, kõik inimesed on individuaalsed, kõik inimesi on oluline tundma õppida. Et see töö läks hästi palju lihtsamaks, kui ma olin seal juba mõndega käinud ja ma olingi õppinud õpid inimest tundma ja sa kuidagi harjuta üksteisega ja sa õpid tunnetama, et millal ta võib kuidagi käituda, et mis asjad teda ärritavad või isegi oskad juba nagu silmadest näha, et nii ta hakkab natukene ennast üles keerama, et tal on nüüd, anname talle nüüd rahuliku aja, eks ju, või kuidagi. Jah, aga hästi soovitan tegelikult, no muidugi kui ei meeldi ja kui ei taha, siis kindlasti mine, aga kui keegi nagu otsib tööd ja mõtleb, et selliseid asutusi on ju veel nii igal mujal Eestis ka ja mujal Tartus ja Tartumaal ja et ta on hästi, minu jaoks oli hästi tore. Ta oli lihtsalt nii tore koht, kus töötada, et juba see ärkad hommikul ja lähed lapsi äratama ja siis lapsed on siuksed armsad ja naeratavad ja vahetate riideid ja see on nii tore ja selline, nad näitavad ka oma nagu emotsioone kuidagi hästi tugevalt välja või kuidagi okei, kui keegi nagu ärritub ja siis ta on keeruline, aga nad näitavad ka oma nagu häid emotsioone väga siiralt välja. Või siis just see, kui võib-olla kui sa nagu ei oska mingilt lapselt siukest emotsiooni nagu välja näha või ta on nii arusaamatu sinu jaoks ja siis ta lõpuks näed, et nüüd ta näitab, et nüüd ta on õnnelik, sest see on tegelikult nii ilus moment, vaata, et jah, üks laps meil oli, kes nagu ta nagu ei tegelenud väga midagi või ta oli kuidagi hästi omas maailmas. Ja siis olime õues ja siis päike paistis sinna aia peale ja siis see istus seal päikses äras ja siis sa kuidagi näed, et ta nagu mõnuleb selle päikse käes, et see on nii armas, vaata. See on nii südant soojendav ja see oli tõesti üks töökoht, kus ma nagu õhtul läksin koju ära niimoodi, et mul oli nägu naerul, sest et ma olin just saanud olla mingi, kaua see vahetus kestis, 7-8 tundi olin saanud olla nagu hästi toredas seltskonnas ja nagu mõnus oli. Et ma hästi soovitan seda tööd, kui keegi kaalub, et alguses on raske, aga kui sa selle nagu töö selgeks õpid, siis tal on hästi palju positiivseid külgi ka. Et jah, et ma saan aru, et selles mõttes, kui oled nii-öelda edukas selle alal, et siis sa nagu saad nagu tunda seda, et sa you are making a difference mingil viisil nagu maailmas. Ja see mulle hästi meeldis, mis sa enne mainisid jutu käigus, et see vist ma saan aru on nagu selline suurem probleem, et kuidagi puuetega inimesi kuidagi kiputakse vaatama nagu seda puuet esimesena ja siis inimest nagu teisena ja see on see vist, mis muudab selle suhtluse nagu veidraks. On vist nii, ma ei tea selles mõttes. Vaata, sul võib ühe diagnoosiga inimesed olla nii erinevad, eks ju. Võime ka võtta mingi, ma ei tea, nagu isegi kui sul ei ole puuet, ma ei tea, mõne inimese jaoks nohu on siuke, et ei mõne tähelegi, eks ju, ja siis mõnel inimesel nohu on niimoodi, et ta on põhimõtteliselt diivnil pikali ja pea valutab, eks ju. Aga see on hästi halb näide, see on lihtsalt tuli mul nagu peast, aga saate aru, et üks diagnoos on nii erinev, et kui sa nagu väga jääd kinni sellesse diagnoosi, siis sul jääb võib-olla nagu mingi muu osa sellest inimesest nägemata või märkamata või jah, et ma ei tea, meil see meil oli vahetusvaldkonna juht, aga vana valdkonna juht isegi nagu ei pööranud üldse, et
et töötajad peaksid teadma kõiki diagnoose või niimoodi, võtta seda last kui last, eks ju, õpi teda tundma, mitte seda diagnoosi, aga see on ka erinevad teooriad ja kõikidel on nagu erinevad lähenemised ja mõni arvab, et on väga oluline seda diagnoosi teada, et sul on see teoreetiline teadmine kõrval ja et kõigil on erinevad lähenemised. Arusaadav, aga ütleme, mis sina nagu nii-öelda oma isiklikust vaatest nagu ütleksid, et kui tähtis nagu see on või see pigem oleneb nagu sellest, et ütleme, mis puudega on nagu tegu või, et ütleme, kui ma ei tea, vist ma arvan, et kõige selline puude, kellega mina olen vist nagu kokku puutunud on näiteks Downi sündroomiga inimesed, mitte küll meeletult, aga nii palju, kui ma olen nendega kokku puutunud, on üks asi, mis on kõikidel niuke läbiv joon olnud, on see, et nad on vist kõige puhtama südamega inimesed nagu maailmas. Et nagu selline null pahatahtlikkust, see nagu selline nagu lihtsalt. Ja see on nagu erandlikult kõik, mitte et ma nüüd oleksin tuhandeid kohanud, aga nagu 4-5, keda ma oma elus olen kohanud, absoluutselt kõik on olnud nagu kõige sellisemad siiramad ja puhtama südamega ja ainus, mis ma tahan, on kõigile hea ja peace and love. Et see tundub nagu, vähemalt selle puhul nagu läbi, aga ma saan aru, et kõikide puuete puhul see nagu ilmselgelt nii ei ole. Et autism vist on üks siuke asi, mis on väga sellise laia spektriga vist on ju. No ma olen ikka Downi sündroomiga inimesi kohanud ka, kes teevad ikka pättust ja aga mitte pahatahtlikult kellelegi halba, või see võib olla ka siuke nali või mingi siuke, aga hästi armsakesed on küll sellised toredad südamlikud, aga see on nii loll, kui vastatakse, et tõde on vahepeal või kuskil, aga ma arvan, et tegelikult ma väärtustan ka seda teooria teadmist või sellist, et sa tead seda tausta ja näiteks, et kui mingi sündroomiga käivad kaasas, ma ei tea, et tihti on mingeid haiguseid või ma ei tea, kuidagi immuunsus võib-olla on kehvem või midagi. Et siis on oluline teada ja nüüd ma räägin inimesega, kes ei ole seda nagu ametlikult õppinud, ma olen paaril koolitusel käinud. Et ma ei ole seda niimoodi ülikoolis õppinud, aga et ma arvan, et see on ka kõrvale oluline. Jah, et sa ka, sest et kui sa õpid seda raske või sügava intellektipuudega inimest tundma, siis sa tahtmata sa teed mingil määral järeldusi, sest et ta eriti kui tal ei ole kõnevõimet näiteks, et siis ta ei tule sulle ju ütlema, et mis tal viga on või miks, mis teda häirib. Nii et sa pead tegema mingid järeldused ja sa pead eeldama, mis teda võib häirida. Ja kui sa ei tea üldse seda tausta, siis sa võid väga mööda ka panna, eks ju. Et ma ei tea, sina arvad, et ma ei tea, et ta on väsinud, laseme tal puhata, äkki tal kõht valutab hoopis või ma ei tea. Äkki tal on, ma ei tea, seedimisega midagi, et tal on mingi regulaarsed kõhuvalud näiteks, aga sina arvad, et tal oli paha tuju näiteks. Ja, ei, arusaadav. Aga ütleme, et kui selle, ma veel korra veel jääme siia, siis me vast mingi hetki jõuame nõkku ka oma jutuga. Aga ütleme sellise, jah, võib-olla niimoodi vist kõige parem äkki sõnastada, aga mis on sinu arvates nagu sellised, ütleme sellised hädavajalikud nagu sellised iseloomuomadused nagu inimesele, kes nagu seda tööd otsustab nagu teha, et nagu mis on nagu sellised, ma kujutan ette, kui sa oled sellise kärsitu loomuga, siis tõenäoliselt seda tööd on nagu väga keeruline teha, et see nõuab sellist kannatlikkust ja pühendumist nagu inimesele. Aga see tööga õpetab sulle ka seda kannatlikkust, sest ma kindlasti võin olla veits kärsitu, eriti kui ma alustasin tööd, aga pole seal nagu väga võimalust kärsitu olla, et kui see laps ikka otsustab, et nüüd tema tahab midagi rahulikult teha, siis sa teed ta ka rahulikult seda. Et kui ta otsustab, et ta, ma ei tea, tahab jalutama ja ta tahab iga pingi peal istuda ja 10 minutit puhata, siis ega sa ei jaksa teda sülest tassida ju terve läbi linna. Et see õpetab. Aga koostöö, ma arvan, on hästi oluline, et ma pole vist üheski teises kohas nii palju koostööd teinud või et nagu minu otsustest sõltub nii paljude teiste nagu, ma ei tea, heaolu. Mitte ainult lapsed, vaid ka teised töötajad, eks ju. Et näiteks kui, ma ei tea, mina otsustan, et ma ei tea. Kui mina otsustan näiteks, et ma ei taha lapsega minna õhtul, ma ei tea, õue jalutama või õuaega vetma, see suure tõenäosusega tähendab seda, et siis laps ei väsi õhtuks nii väga ära, äkki ta ärkab keset ööd ülesse ja siis see tähendab, et need öökasvatajad peavad siis öössel palju rohkem
selle lapsega tegelema, kui võrreldes sellega, kui laps terve magaks. Või siis see laps võib siis teised lapsed seal toas üles äratada. Et seal nagu ma kusagil mujal pole nii tugevalt tundnud, et minu mingid lihtsad igapäevased otsused mõjutavad neid teisi töötajaid, eks ju. Või ma ei tea, ma annan lapsele liiga palju kommi õhtul süüa ja siis ta on hästi energiline, ei taha magama jääda, eks ju. Mina olen kell 10 minema, öövahetuse kasvatajad jäävad seal. Edu sulle sellega? Jah, täpselt. Ta pani just 4 espressoks. et sa pead olema hästi arvestav teistega, aga ikka sulle peavad mingil määral meeldima ka need inimesed ja lapsed ja teised inimesed, et sul ikkagi siuke elementaarne empaatia peab olema. Ma ei arva, et sa pead olema nagu mingi midagi ülemäärast, et nagu siuke elementaarne empaatia meil peab ikkagi olema, et kui sa näed, et ta lapsel on näiteks paha olla, et siis sa mitte, et sa ei jäta teda niisama, vaid sa oledki, et nii ma üritan nüüd välja selgitada, mis sul toimub, eks ju. Tihti need lahendused on ka väga lihtsad, ma ei tea, mingi kivi on jalatsi sees või midagi, aga et sa pead nagu tundma huvi. Ei tea ühesõnaga, et aru saama, mis toimub. Jah, et vahepeal tihti peale on probleemid palju lihtsamad, kui võib nagu arvata, et kui ei pane tähele, siis vaatad, et mingi süva probleem, aga tegelikult ongi kivi tennises. Aru saadav. Kas sa seal Maarja tugikeskuses olid nagu ainult päevastes vahetustes või olid öösiti ka või see, kuidas? Mõlemat oli jah lõpuks. Jah, mul rohkem, ma lihtsalt. Ma igatsen neid öövahetusi, see oli tõesti, see oli nii tore. See öö endaks, see oli nagu oli, aga siis hommikul koju, siis käisin duši all ära, võtsin mingi söögi endale voodisse ja siis magasin. Ma igatsen neid nädala sees lihtsalt päeval magamisi. Väga lahe oli. Päeval magamine on kõige parem. Vaata, see on see lasteaias, ei oska hinnata seda lõunauinakut. Aga sellel on mingi psühholoogiline teema ka, et kui sa tead oma kuklas, et enamus inimesed on praegu tööl. See on eriti ja mõnus mina olen siin. Jaa. See on parim. Kui sa tead, et keegi teine kannatab kusagil ja sina ei kannata. Sa võiks live feed'i ka näha teda kannatamas. Aga kas võib-olla sellega korra selline viimane asi veel, et aga kas sul on meeles seal töötamisest ka võib-olla mingi siuke vahva või humoorikas seik, mis võib-olla juhtus mingisuguses vahetuses? Ma ei tea, kas ma oskan seda naljakalt edasi rääkida, aga meil oli ka üks tüdruk ja tal vist oli mingi vanem vend äkki või keegi, ma ei tea. Igatahes siis keegi oli talle õpetanud keskmise sõrme näitamist. Ja ta oli ka Downi sündroomiga, hästi nunnu tüdruk. Ja me siis Eesti Vabariigi aastapäeva tähistades sõime neid kiluvõileibu. Ükski laps ei taha kiluvõileiba. Lapsed ei söö kiluvõileiba. Ja siis ta nokkis selle kilusalt võileiva pealt ära. Ma olin ka selline, nagu just alustanud vist, et ma ei olnud nii pikalt olnud ja hästi kohusetundlik, et ei, seda peab tegema ja vaata, uue töötajana võib-olla sul pole nii palju mängulisust, eks ju, et mingit asjadega kaasa minna. Nii, võileiva peab sööma, sa pead, vaba. Ja siis käskisin teda seal ja siis lükkas need kilud sinna kuidagi supikausi ääre alla ja siis näitas keskmist sõrme neile niimoodi. Nii nunnu, see siuke pisike tönts käsi ja siuke... Jah, sa tead, et see tuli siirast kohal. Siuke raske on. Tegelikult ma arvan, et sobib ka noortele inimestele. Me siuke tegelikult veidi töö, kuigi ma ei tea, nüüd ma võib-olla eistlik, aga ma mäletan, et meil oli ka üks siuke poiss, kes ta sai nagu ei rohkem aru, mis toimus ja nagu teadlikum, et tal oli meil ainult lühikest aega ja siis ka hullult tegi pahandust, nii naljakas oli, ma ei suutnud nagu riielda temaga, see nii naljakas. Oli siuke suvine koolivaheaeg oli just algamas ja siis istusime söögilauas ja siis täiesti lampi võttis selle, laua peal oli joogi see kann ja lihtsalt valas mulle nagu üle, siuke suur mitmeliitrine, vaata, valas mul sellega üle. Nii naljakas tegelikult. Ma ei saa nagu tõsine, see on vesi ka, savi kuivab ära, vaata. Peaks nagu riidlema, et see on pahandus ja nii ei tohi, aga hullult naljakas. Jah, naerdes on nagu veits keeruline riielda. Siis tekitab lapses ka konfusiooni, mis see toimub praegu. Arusaadav. Peabki seda tagurpidi, seda psühholoogiat kasutama, et naeradki ja siis ta ei saa aru nagu, et okei, vist on kõik õige, nagu, aga siis ma ei tee seda enam. Tekid mingi teise eksistentsiaalse kriisi, ma ei saa midagi aru enam. Nii,
aga ma arvan, et nüüd me vist võime vaikselt võtta oma või seada sammud siis siia Nõo valla poole nüüd, et siis kuidas siis täpsemalt sai siis sealt niimoodi siia meie Nõo valda lastekaitse spetsialistiks tuldud? Tead, lihtsalt otsisin tööd, CV, mis iganes .ee, seal oli see kuulutus, võtsin vastu, vaatasin, et mul pole endiselt lube, nii et ma mõtlesin, et üks koht, kuhu ma ikkagi saan iga päev bussiga tulla, et ma ei tea, Elvasse vist mina ei viitsiks iga päev bussiga sõita tööle. On tund jah, see on veits liiga palju. Tallinnas on tund okei, siin on liiga palju. Siin kandis ei taha. Aga või sinna Nõkku siia sõidan. Nõkku öeldakse, kas nii on päriselt öeldakse? Kõik kohalikud ütlevad Nõkku ja kuigi grammatiliselt korrektne vist oleks Nõosse. Nõosse. Aga ja selle järgi tunned ära, kes on kohalik, need, kes valesti räägivad. Need on omad joped. Aga siia ma olen nõus sõitma iga hommik ja nii sattuski. Ma ka teadsin seda kanti varem ka, et mul mingid sugulased on siin reaalgümnaasiumis käinud ja sõbranna tuli ka peale 9. klassi siia ja siis mul üldse Nõo ei meeldinud, et mul lähedase sõbranna võtsid niimoodi. Võtsis ära. No vot, nüüd oled ise siin. Ja sõbranna läks ära. Ja Tallinnas. Okei. Aga kui tulla nüüd selle lastekaitsetöö juurde ja üleüldiselt noortega töötamise juurde, siis nüüd sa oled veebruarist oled sa olnud siin Nõos, aga ma kujutan ette, et sellised probleemid ja asjad on ikkagi universaalsemad, mitte nagu ainult siuksed nagu asukoha põhised. Et kui sina nagu oma töö ja nagu elukogemuse koha pealt üleüldiselt, et mis on meil nagu tänapäeval ütleme noorte seas nagu sellised võib-olla kõige suuremad sellised mured ja asjad, et mis noortel stressi tekitab? Nõme on siukest elutarkust jagada siin oma 25 aastaga, eks ju. Ma ei tea, et kui sa pead ikka maailma asjadest rääkima, siis peab ikka vana ja tark olema, aga mina olen sellisel arvamusel, ma arvan, et inimesed ei muutu, ma arvan, et vahet pole, kas meil on tänapäeval või ma ei tea, paarsada aastat tagasi, ma arvan, et mingid põhimured on alati samad, eks ju. Mina usun seda. Aga ikka noortel on ju kõik see, siis ma olen ka muidugi mis teemadest me räägime, aga kui küsida mingid põhilised noorte mured või probleemid või? Jah, et ütleme, mis on sellised võib-olla kõige sellised, ütleme siis, mis igapäevasel võib-olla tulevad siis nagu esile. Ta on ju hullult raske tegelikult see teismeiga selles mõttes, et sa pead nagu ise ennast leidma, siis kõik inimesed su ümber leiavad ise ennast. Noored üldse tegelikult, sul hästi palju on teismeas ju sellist nagu häbi ja võrdlemist ja selline, kas ma olen okei, kas ma olen normaalne, äkki ma ei tahagi normaalne olla, kõik selline, et see siuke eksistentsiaalsed teemad, need on nagu nii õhused, on nii keeruline ja samas kõik need mingid, ma ei tea, kehalised protsessid, ma ei tea, hormoonid möllavad ja sa ei saa alati aru, mis sul toimub ja ma ka mäletan teismeast, lihtsalt vahest tuli nagu mingi ilge emotsiooni pauk peale, nagu täiesti, lihtsalt ma ei tea, kas on siis viha või see on, ma ei tea, mingi kurbuslampi võis ka tulla, eks ju, lihtsalt oled hästi kurb, midagi pole nagu juhtunudki. Et kõik see muutuste periood on raske, et ma ei tea, ma tänaseks päevaks olen, ilmselt ikka elu lõpuni mõtiskled oma kes sa oled ja mis iganes, aga kuidagi rahulikumaks on läinud või kuidagi, mina olen küll nagu tänaseks nagu rohkem rahulikum ja kuidagi ise endaga, aga teismeas ongi jube selline siuke, kõik see ka võrdlemine ja siuke võrreldakse ja teineteist võrreldakse, et ma ise olen ka näiteks tundnud, et mina usun, on siuke stereotüüp minu meelest, et mida vanemaks sa lähed, seda ma ei tea, vähem aktsepteerivamad inimesed on, aga mina arvan, et see on vastupidi, mina arvan, et noorte seas on tegelikult hästi palju sellist natukene kitsarinnalist arvustamist, et ma nagu ise, ma tunnen, et mind arvustati palju rohkem, ma ei tea, mingi 10 aastat tagasi kui praegu suht elan endale, eks ju. Ma olen sellega täiesti nõus ja ma olen täitsa veendunud selles, et 15-16 aastaselt ma arvustasin ka tunduvalt rohkem. Ma tean palju paremini. Ja. Et see on nagu suhteliselt, nagu sotsiaalselt on ka raske olla teismeline tegelikult,
et seal on ikkagi, ma ei tea, minu meelest palju rohkem mingeid sotsiaalseid reegleid kui näiteks mul praegu 25-selt, et Jah, üks asi, mis mul on ka vanemaks saamise puhul meeldinud, on see, et tuleb nagu see aru, sest nagu 15-aastaselt või kuskil sellisel tundub, et nagu kõik on tähtis, absoluutselt kõik maailmas on nagu tähtis, aga siis mida vanemaks saad, seda rohkem sa saad aru, et tegelikult enamus asjad jumala savi, täiesti suva, mis Priit minust arvab. Aga kui korra või mis korra, ma ei tea, miks ma kohe üritan niimoodi, me läheme ainult sekundiks sinna ja siis ma kohe vahetan teemat ja siis igal juhul. Aga ütleme oma sellise lastega töötamise aja jooksul, et kumbadega on nagu raskem töötada, kas ütleme siis selliste nagu väikelastega ja ütleme väikelastega, siis mõtlengi nagu enne teismega või siis teismelistega ja mis on nagu nendega, ütleme siis töötamisel need erinevused ja võib-olla ka sarnasused tegelikult. Mina ütleks, mul on nagu väiksematega raskem, sest teismelistega tuleb ikkagi aina rohkem juurde seda oma vastutust, mis on tegelikult hea ja tuleb ka rohkem seda, nagu nõme öelda, aga sa saad mida varemaks inimene saab, seda rohkem sa saad ikkagi usaldada tema enda hinnanguid, mis kõlab halvasti. Ma ei mõtle seda, et ma ei usalda väiksema lapse, ma ei tea, hinnangut tema elule, aga ikkagi nagu noorega, võib-olla mida rohkem, ikkagi rohkem juba ütleb kaasa mingitele enda perega ja enda eluga seotud asjadele. Et see on kuidagi, et mida vanem see laps on, seda rohkem sa saad ju ka temaga teha nagu üks ühele, eks ju, ja et lapsel on, väiksemal lapsel on ikkagi see vanema kohalolu seal juures palju intensiivsem, mis tähendab, et ongi, et kas ma suhtlen, see on ikka oluline vahe, kas ma suhtlen otse mingi teismelise lapsega või suhtlen tema emaga ja isaga ja siis on see, ma ei tea, vanaema arvamus kõrval ja vaba, eks ju, et selles mõttes on lihtsam teismelisega, muidugi ka need teismeliste mured võivad samas vahest keerulisemad olla, eks ju, et tihti tulevad ka sellised natukene täiskasvanute maailma mured sinna juurde. Ja siis, tegelikult teismelisel võib just olla ka see koduväline mõjutus väga-väga suur, eks ju, et kuidas sõbrad teda mõjutavad või ma ei tea, mingi meedia, mis ta tarbib või midagi, aga et jah, aga huvitavad on mõlemad, aga mulle meeldib tegelikult teismelistega töötada, et mulle meeldib. Aga ütleme, kui just rääkida nii-öelda teismelistest, siis ütleme, kui on selline, ütleme siis problemaatilisem perekond ja kindlasti on selles mõttes, see oleneb ka nagu indiviidist ja kõigest, aga kas seda nagu ei ole, et kuidagi mul nagu enda peas nagu oleks, et just nagu me enne mainisime, et eriti selline teismeliste maailm on selline väga kriitiline ja selline, ütleme, mõnes mõttes nagu jäik asjad on mingit pidi ja kui sa sinna lahtri või kastidesse ei kuulu, siis edu sulle sinu elus vaata nii kaua, kui sa täisealiseks saad. Aga et ütleme, kui teismeline on sellisest keerulisest perekonnast, siis kui nagu altid nad on nii-öelda ausalt rääkima sellest, mis nagu päriselt toimub ja nagu abi saama, et nagu sellest nii-öelda häbist üle olema, sest ikkagi tänapäeva teismelised on ikkagi tõenäoliselt rohkem sotsiaalmeedias, ma kujutan ette, kui meie ja ütleme selline see sotsiaalmeedia kuvand, mis justkui on selline, sa pead olema tugev ja grindima tööd 24/7 ja tähendab kõik, jah, täpselt see on see, mis sa nagu tegema pead. Et kuidas sellega on, kui selliselt vastuvõtlikud noored tegelikult on sellele, et kui tuleb abi nii-öelda väljastpoolt siis just, et seda vastu võtma ja mitte sellele vastu rebellima? Ma arvan, et sa saad parema vastuse paari aasta pärast, kui ma natuke kauem töötanud, aga praegu ma ütleks küll, et oleneb jah noorest, et ja millised on tema varasemad kogemused, ma ei tea, erinevate mingite spetsialistidega, kellega ta on kokku puutunud ja kõik see peretaust ja kas ta on harjunud ja kas ta on õppinud niimoodi rääkima ja ennast avama või väga oleneb. Aga jah, ei, ma mõtlesin veel nagu võib-olla ma ei tea, kui sul on selle teemaga, aga mul tuli pigem see küsimus, et et sa enne mainisid seda, et kui sa sealt nii-öelda Maarja tugikeskusest koju läksid, et siis sul oli nagu rõõmus olla ja niimoodi.
ja ma ei tea, kuidas siin on, et ma loodan, et siin on ka ikkagi rõõmus tööd teha, aga et kuidas sa ennast nagu maha laadid? Ei, mulle meeldib siin ka töötada. Aga ma ei tea, üritadki liuad koju, siis on ikkagi juba oma koduasjad ja kodumõtted ja mina mõtlen ikkagi, et ei taha nagu üldse kodus teha tööasju, ei võtta oma seda arvutit kaasa ja kodus on koduteemad ja tegelikult tahaks natuke tublim olla praegu, et ikkagi see on nagu esimene töö, mis ma siis esmaspäevast reedeni 8-5, eks ju, hullult väsitav on tegelikult, tahaks rohkem mingi sporti teha, raamatuid lugeda, praegu on küll, et olen diivani peal ja vaatan sarju ja siuke, aga noh, see on ka tore tegelikult ja siuke, no elukaaslasega elama koos ja ongi koos seal diivani peal siuke, no lihtsalt enda aeg, vaata, et ma ei tea, räägin muidugi palju ja kas nu jälle emast räägin, aga see, et ta on eluaeg olnud see sotsiaaltöötaja, siis ta, ma ei tea, Mart on ikka kõike näinud, nii et kui ma ütlen, et mul oli täna raske, siis ta kuidagi oskab nagu öelda, et midagi ilusat alati ja siuke. Õigeid asju tuua nii-öelda kastanid tulest välja, kui on olnud niuke raskem päev. Aga et ja noh, selles mõttes küll jõuab vaata asju ka teha, et elu ju sätib ennast ise ka, aga et selles mõttes sinna, tegelikult sinna natukene töövälist juttu ka, et jah, et aga kui on võimalik, siis mis on need spordialad, mis siis sulle endale istuvad? Ei, mulle ei meeldigi sport eriti. Mu isa vaata kunagi oli kehaskasvatusõpetaja, nüüd siis ta oli ujumistreener ja siis käis spordikoolis ja blablabla ja siis rääkisime sellest spordist ja siis käisime jõusaalis ja siis küsis, et kuidas meeldis ja siis täiega nõme oli, siis ütles, et seda sporti sa teed seni, kuni sa abiellud ja siis karton. Aga ei, ma ei tea, tantsimisega kunagi tegelesin nagu kooli ajal, see oli hästi tore ja tegelikult meeldis, isegi seda tahaks nagu tagasi, aga ma ei viitsiks seda teha nii tõsiselt enam. Tahaks kuskil käia ja nagu, ma ei tea, mingi koreograafi käe all muusika järgi liigutada, aga võistluseid või siukse esinemisi, et ma enam üldse ei tahaks teha. Aga võib-olla kunagi lähen tagasi, kui ma leian siukse hästi low-key tantsustuudio, kus mind kuhugi lavale ei sunnita. Tartus on neid küll, saate elukaaslasega minna mingeid ladina tantse näiteks tegema või midagi. Meil on plaanis ja meil on plaanis. Jah, ma tahan minna. Ja, soovin Karl Bussov, vaata, tema käib seal, tema väga-väga soovitab. Aga ütleme, ma saan aru, et sport ei meeldi, aga mis on muidu siis siukene hobitegevus, millega just ennast nagu maha laadida peale sarjade vaatamise, filmide vaatamise, seda me teeme kõik tõenäoliselt. Ma ütlen, mulle sport nagu selles mõttes, mulle meeldib see tunne, mis on pärast ja mulle meeldib see, et ma ei tea, selge ei valuta, kui sul on tugevad seljalihased ja blablabla. Aga see protsess ise, ma ei naudi seda, ma teen seda, sest et see on hea mulle. Aga mis mulle meeldib? Hullult meeldis laulda tegelikult kunagi, ma käisin kooris, hea koor oli ka, meil oli siuke tõsiselt võeti seda, käisime välismaal ja olid mingid head need, mulle hullult meeldib koorilaul, seda nagu, ma ei tea, paljud, kes ei ole koorilaulu nagu ka tegelenud, tõsise koorilauluga, eks ju, mitte siuke koolimudilaskoor. Mitte, ma nüüd koolimudilaskoor maadeks, aga no meil oligi, siuksed tõsised nagu palad ja hästi ilus oli. Ei, aga et hästi äge oli tegelikult ja laulmine, see on ka, ma ei tea, midagi on ju uuritud, et mingid, ma ei tea, ajus käivad mingid õiged protsessid, kui sa laulad ja siis sul läheb tuju heaks. Aga et hullult tahaks laulda veel, aga nagu taaskord kui ma olen seda head, nagu sükest nagu veidi paremal tasemel koorilauluga tegelenud, siis ma ei taha nagu liiga, kuidagi, ma tahaks ikkagi heast. Tase allpoole nagu minna. Aga samas ma ei viitsiks enam, ma ei tea, see olid ikka mingid laululaagrid ja siuksed asjad, ma ei viitsiks enam. Et selline, aga võib-olla kunagi lähen jälle. Aga nüüd laulmisega on ka see, et ma ei ole nüüd 7 aastat teinud, et mul on ikkagi viisi enam väga hästi ei pea, et see on ikkagi korralik nagu paus on vahele ja see laulu hääl sul ikka kaob ära, kui sa ei tegele, et see on veits kurb. Jah, aga samas see tuleb ka tagasi, kui sa selle uuesti tegelema hakkad seega, et noh. Aga hullult meeldibki mingi jalutada ja muusikat kuulata ja siuke, tõesti käingi pikalt ja kõmbin ja kuulan oma laule ja siuke tore on ja hästi sotsiaalne inimene olen tegelikult, et tõesti meeldib siiralt inimestega aega veeta, et võib-olla ma olen nagu vähem selline omaette nokitseja,
Mulle meeldibki, naudingi inimestega kokku saamist. Ja selline ekstrovert pigem on see sõna vist. Ja keskmisest ikkagi ekstrovertsem inimene. Ei, aga ma usun, et see on pigem ju positiivne, kui et nagu negatiivne. Aga lauluvõistlustel, kus kohas te siis käisite kooriga? Kõige ägetam oli, me käisime Hiinas. Hiinas? Laulma ma jõudsingi niimoodi, et ma olin vist mingi 11 või 12. Mulle hullult meeldis Korea popmuusika. Ma tahtsin hullult Koreasse minna. Ja siis klassiõde rääkis, et nad lähevad kooriga. Et ta läks ühte koori laulma ja siis nad lähevad kooriga Hiinasse. Ma mõtlesin mingi, piisavalt lähedal. Ma lähen ka sinna koori. Ja siis käisime kooriga Hiinas. Ja see oli mega äge, no tõesti. Mis aastal su umbes oli? Ei pea täpselt. Ma arvan 2012 või midagi. Ma arvan, ma olingi 12-13. Ikka noor olin. Ei, ma müts maha, ma hullult austan kõiki neid mingeid õpetajasid ja treenereid ja huviringide juhti, kes julgevad minna nagu karja alaealistega kuhugi välismaale. Palju teid sul koorist kokku oli? Ma arvan, mingi 30-40. See on ikka arvestatav kogus. No neidude koor oli sul mingi kari teismelisi tüdrukuid. Mina ei julgeks ausalt öeldes minna Hiina. Aga hästi äge oli jah. No siuksed. Aga kus kohas te Hiinas täpsemalt olite? Räägi mulle veel Hiinast. Ma olen hetkel isiklikult siuksel Hiina uurimise lainel. Et palun, mis sul kõik meelde tuleb tulista? Guangzhou, mis oli siis Hongkongist mingi, no kaardi pealt tundub kohe Hongkongi kõrval, aga tegelikult vahemaad seal on ju meeletud, nii et ikkagi vist mingi terve päeva sõitsime või terve õhtu või midagi sukest, ma ei tea, pikalt. Aga suur linn oli, ta oligi vist esimene suur linn, kus ma olen päriselt käinud, no mitte mingi, ma ei tea, Tallinn või Helsingi, vaid nagu siukest city. Et see oli hästi minu jaoks siukse Eestimaa lapsena ikkagi. See oli nii veider kogemus, et see sõit sealt Guangzhou'st sinna Hongkongi, sul ei olnud mitte kordagi maantee ääres metsa. Kuidas see võimalik oli? See oli minu jaoks täiesti nagu, millal linn läbi saab. Lihtsalt nagu kogu aeg olid mingid majad ja mingid tänavad ja inimesed ja nagu tihe liiklus ka, et ei olnud nagu siukest külaelu. No muidugi 2 suurlinna ka, et võib-olla, suurtest linnad, ongi niimoodi, aga 12 aastat see oli ikka väga veider mu jaoks. Ma nagu Hiinas kordagi metsa ei näinud. See oli võimalik. Ja siis, aga hästi äge oli, ma mäletan, me käisime huvitav lugu. No see oli see koorifestival, vaata. Ja siis seal olid erinevatest kohtadest olid, aga enamus olid Aasia koorid, Euroopa koor oli vähe. Ja et me oligi siuke, Euroopas siuke neidude koor, et eks me jäime silma ja tegime pilte palju ja siuke oli. Ja seal oli hästi palju Indoneesia koore oli. Ja siis ma sain 3 Indoneesia sõpra. 2 tükki olid mingid õed. Ma mäletan, me käisime seal mingi õhtune, mingi paadisõit oli siukse jõe peal ja siis seal olid nagu meie koor ja siis see Indoneesia koor, siis me suhtlesime, mingi vahetasime Instagramme ja saatsime veel pärast, saatsime sõnumeid ja ta saatis mulle veel mingi kingituse selle valentinipäeva puhul ja midagi ma saatsin ka veel ja siuke äge oli, ikka veel Instagramis jälgime. Aga siis ma kohtusin seal ühe noormehega ka, ta oli veits vanem Indoneesiast ja Jooga oli tema nimi, ma mäletan. Ja siis ta hullult palju hakkas mulle kirjutama, pärast mina ikka kartsin ka. Siis ta hakkas siukest abielujuttu rääkima, et põhikoolis, aga siis ema ütles, et ära muretse, sa ilmselt ei näe teda kunagi enam. Aga selline, aga siis 2014 me käisime kooriga Hispaanias ja lihtsalt tänava peal, keda ma näen? Jooga. Maailm on väike, ta oli seal ka koori sellel. Ja. Aga siis ei pakkunud uuesti abielu? Või siis oli juba... Tegime pilti ja värki, aga kuidagi ise. Mis ma seal ikka. aga räägi siis paari sõnaga Hispaaniast ka, kuidas seal oli ja mis seal vahvat juhtus? See oli ka lahe. Vaata, nende koorireisidega ongi, et sa võid need laulmise asjad ära tegema ja siis sa saad ka seda reisi nautida, vaata. Teismelisena lähed sinna ja tahad suhelda. Aga ei, tavaline selline. Ma mäletan, meil oli siuke hotell oli seal kuskil mingi turistilinn. Siuke, mitte nagu selle Barcelona kõrval, et Barcelonaga võrreldes pisikene turistilinn, aga tegelikult ikkagi parajalt suur.
ja siis me saime seal ikkagi väga palju nagu ise käia, mis oligi, miks mul meeldisid need koorireisid, see oli nagu teismelisena ainuke võimalus, kus sa saad nagu ilma vanemateta reisida ja päris, me saimegi, et käisime hotellist väljas ja käisime seal tänava peal. See oli mingi turistide tänav, mingi suveniirid olid seal ees. Et saidki nagu täitsa ise käia ja meil need koorijuhid, nad olid sellised, nad olid hästi lahedad, hästi lõbusad, hästi toredad, aga nad olid hästi ennast kehtestavad või nagu hullult suur austus oli nende vastu tervel kooril. Et kui olekski mingi jama olnud või ma oleks mingi pättust teinud, siis mega piinlik oleks olnud. Need kõik oligi nii okei. Ja kui te olete mingi põhikooli vanuses, siis olete õhtul kell 9 toas, kui olete gümnaasiumi vanuses, võite 10 olla. Ja nii oligi. Ja nad ei pidanud kontrollima isegi tulema siiralt. Ma ütlen, kõik olidki nagu õigel ajal toas. Et see jah, kuidagi siuke austus koori sees oli nii suur, et tublid olime ikkagi päriselt. Ei, aga eks see ole oluline ka, ma kujutan ette, et kui oleks mingi kaootilisust olnud, siis vast ei oleks üks reis olnud ja oleks kõik olnud. Ja. Aga korra selline, kuna ma ise ei ole kunagi koorivõistlusel käinud, siis kuidas üldse koorivõistlus nagu välja näeb? Ütleme, kui näiteks tulla tagasi Hiina sinna, et siis te ju laulsite Eesti laule ikkagi selles mõttes. Ja siis, et kuidas see hindamine ja ütleme, otsustamine käib, et kes see siis võidab? No nad ei nii väga, nad ei hindagi seda laulu, eks ju, või seda laulu sõnu või siis, vaid nad hindavadki seda esitust. Ja ongi, et see päev on siis, ma ei tea, selle grupi koorid ja siis lähetegi õigeks ajaks sinna majja, laulate kuskil nurga taga endal hääle lahti, lähete lavale, teete oma mingi 2, 3, 4 laulu ära, tulete maha ja siis lõpuks on mingi suur auhinnatseremoonia ja siis seal on žürii. Ja hindavadki siis, neil on ju antud ilmselt need noodid, eks ju, et nad hindavadki, et kuidas koor siis selle nootidega hakkama saab, kuidas ta need hääled võtab, kuidas mingi on tämber, kõik siuksed asjad, ja siis saad teisi koore kuulata, mis on hästi äge. Et ma nagu kuulnud, et mingitel inimestel ei meeldi väga koorimuusika, aga ma arvan, et mul hullult meeldib. Ma ei käi väga kontserdit ära, kui ma kuskil kuulen, koor on nagu nii tugeva võimsusega, hästi äge tegelikult. Ma kujutan ette, et inimesed vast on seda kuskil laulu peal, kes on käinud, on nagu tõenäoliselt kogenud seda, kui nagu mass laulab, siis see on nagu midagi muud. Mega ju tegelikult, eks ju. Aga kas sul endal on meeles, jälle ma ei saa sellest Hiinast üle ega ümber, aga kas sul endal on meeles nagu mingisugune koor, mis sulle nagu endale meelde jäi nagu tollest just nagu teistest erinevatest? Meil oli, Hiinas oli, me käisime mingi õhtu, käisime seal kohalikus suures kontserdimajas, siis mingid eriti spetskoorid, kes seal võistlusel olid, siis nad esinesid. Ma ei tea, mille järgi need valiti. Ja siis seal oli üks Indoneesia koor, et neil oli hästi tugeva nasaaliga nagu laulsid, mis nagu, ma ei tea, meie kasutame hästi vähe ju vaata nasaalset häält üldse, ma ei tea, muusikas või koorilaulus, et meil see on pigem, ma ei tea, kui sa mingi põhjuse pärast üritad nagu ma ei tea midagi väljendada või. Aga et seal oligi hästi paljud laulud olid hästi nasaalsed ja siis neil olid nagu liigutused ka, et meil oli vist mingi, ilmselt siis mingi folkloorilaul, ma ei tea, mingitest riisipõldudest ja siis neil olid kuidagi mingite selliste, tegid mingid siuksed tantsuliigutusid, mis nagu imiteerisid kuidagi, ma ei tea, mingit riisipõllul tööd tegemist, et see oli hästi äge. Et siis ei olnudki nagu, siis ma saan aru, et sellel võistlusel oli nagu see, et ei olnud, et lisaks sellele oli ka veel nii-öelda see show element siis ka ja kas seda ka siis veel omakorda nagu hinnati siis? Ja koorilauludes, oleneb laulust ikkagi see, mis sa laval teed, see on ju oluline, et ikkagi meil olid ka vahest mingid, mitte nagu selles mõttes tants nagu mingi, aga mingid pisikesed liigutused, mis sa saad nagu enam koha peal teha, et Ja, ma mäletan, meil oli mingi Serbia rahvalaulu laulsime, siis olid tantsuliigutused, kus sa pidid olema nagu mingi tibu või siuke hüppasid ühelt jalale ja siuke nii nõme. Aga ilmselt siis visuaalis oli sobiv, ma eeldan loodan. Pidite olema Serbia rahvalaulu? Või nagu koorijuht valis sinna kavasse. Aga see oli siis nagu eesti keelde tõlgitud laulus? Ja. Okay. Ei, tegelikult ei ole.
lihtsalt mingid, välismaalane saaks mingi Eesti laulu ka, sa ei pea sõna tähendust ju aru saama, et need. Peaasi, et hääldad õigesti lihtsalt. Aga on veel meeles, mis te Eesti lauludest tegite seal? Või võistlustel? Ma ei tea, kas te teate koorilaule, aga. Võib-olla meie ei tea, aga keegi vaatab teab. Ma niimoodi ei mäleta praegu, kus laulsime üksed mingid. Arusaadav, eks ole natukene aega asjast möödas ka. Aga ma ei tea, kas te olete tähele pannud, meie tund on tegelikult tasapisi täis tiksunud vaikselt, et proovime selle laevasid kuidagi sadamasse ära saada, et Janar, kas sa tahad ise küsida küsimuse, mida me oleme kõikidelt külalistelt küsinud? Nüüd ta küsib, mis küsimus? Mis küsimus? Aga sa oled kogu aeg seda küsinud. Ma isegi, tuleb lava hirm. Tuli praegu. Mul läks kas ma aitan sind? Ei, aga tegelikult küsimus, mida me oleme kõikidelt külalistelt alati küsinud, on see, et kas sul on mingisugune selline mõte või tsitaat, ma ei tea, kuskilt filmist, raamatust, kus iganes, mis on kuidagi jäänud niimoodi pikemaks ajaks nagu kahe kõrva vahele kinni ja võib-olla, mida sa tuletad meelde sellisel hallil esmaspäeval, kui ei ole võib-olla kõige parem päev olnud, aga siis see aitab päeva lõpuni viia. Minu motto on, et kui sa nutad, siis sa nutad üksi, aga kui sa naerad, siis terve maailm naerab koos sinuga kaasa. Nice! Ma olen sellega nõus. See on väga, ma ei oskagi midagi siia lõppu vist rohkem targemat öelda. Nii palju küll veel, et ma ei tea, kas sa oled aktiivne sotsiaalmeedia kasutaja ka, kas inimesed võiksid sind jälgida kusagil Instagramis, Facebookis, kusagil sinu tegemist silma peal hoida? Ma ei tea, kas mul on isegi see avatud see Instagram. Kui mul on avatud, siis ma enamasti kedagi ära ei eemalda, aga ma niimoodi, kui te mu üles leiate, siis mul on avatud, siis te saate jälgida, aga ma promo ei hakka, ma ikkagi kasutan nagu eratarbeks, mitte nagu influencer ja ma ei ole. Veel, mine seda. Veel, jah. Päris samas ka lastekaitsest influencer ja see oleks päris impressive. Aga igal juhul suur aitäh, minul oli väga-väga tore, soovime omalt poolt sulle jõudu, edu ja jaksu ning veel kord suur aitäh, et sa leidsid selle tunnikes, et meiega siin natukene juttu ajada.